Ja tere tulemast sulle tänasele webinarile, mul on väga hea meel sind täna siin tervitada. täna on meil siis hoopis huvitav teema sellest, kui sa tunned, et aiandus, aia kujundamine võiks olla midagi enamat kui lihtsalt enda aia tegemine, siis sellest me hakkame täna rääkima. Ja võid mulle julgelt siia chati ka kirjutada, kas on mind hästi kuulda, kas on hästi näha ja hakkame siis selle teemaga pihta. Ja täna on meil ka külalised varuks, nii et üllatusi ka sulle täna siin varuks. nii, ma otsin kohe slaidid üles. nii, jagan sulle siia ka. Ja ilusti on kuulda, väga hästi. ja täna räägime siis sellisest teemast, mille peale võib-olla väga paljud aiahuvilised mingil hetkel hakkavad mõtlema. Et mis siis on, kui minu aiandushuvi ei ole lihtsalt enam hobi, vaid mis siis, kui ma tahaksin päriselt rohkem osata, päriselt rohkem teha, see pakub mulle rõõmu, võib-olla siis kas enda aia jaoks, enda aeda veel edasi arendada või siis võib-olla isegi selleks, et kunagi aiakujundust teenusena pakkuda kellelegi teisele. Ja ma tahan sulle kohe alguses öelda ka seda, et tänase webinari eesmärk ei ole sind veenda, et sa pead hakkama kohe aiakujundajaks, vaid eesmärk on aidata sul aru saada seda, et mida professionaalsem aia kujundamine ja selle oskus tegelikult tähendab ja kas see võiks olla sinu järgmine samm ja mida see siis annab. Ja me räägime täna ka väga praktiliselt sellest kolmest asjast, et mida aiakujundaja päriselt siis oskama peab või peaks, kuidas need oskused siis tekivad ja kuidas saada üle sellest tundest, et ah, ma ei ole veel piisavalt valmis. nii et läheme selle teema sisse ja võid mulle siia chati ka kirjutada, kas sul on olnud selline väike mõte, et ah, et see võiks olla midagi enamat, et see on see, mis mind põlema paneb, särama paneb, et ma tahan selle labidaga või paberi ja pliiatsiga rohkem teha ja see, mis ma olen juba teinud, sellel on juba midagi seal taga või sul on näiteks juba hea käekiri, aga sa tahad seda edasi arendada. korraks ma tahaks, et sa mõtleksid natuke enda peale. ja selle mõttega, et mõtle korraks, et kas sinu käest juba küsitakse praegu, et kuule, et mida sina arvad, mida sa siia istutaksid või mida sa arvad, et miks see peenar ei tööta või sinult küsitakse ja vaadatakse, et näed, sinu aed on juba väga ilus. kas sa aitaksid mul ka midagi teha? või sa avastad võib-olla mõnikord, et sa kõnnid kuskil aias ja hakkad automaatselt vaatama, et miks see lahendus töötab või miks ta ei tööta või mida võiks seal paremaks teha või miks mingis kohas näiteks tundub, et kõik on kuidagi paigas ja teises aias ei tundu nagu paigas, et teises kohas tundub, et noh, midagi võiks võib-olla parandada. ja võib-olla on sul olnud ka sellist mõtet, et kas mina võiksin kunagi teistele seda nõu anda, mitte lihtsalt sõbrana, vaid lihtsalt nagu päriselt professionaalsemalt. ja kohe tuleb ka võib-olla sul see teine hääl, üks hääl on sul ühe õla peal, teine teise õla peal ja see teine hääl ütleb võib-olla seda ka, et noh, kes mina olen, kas ma ikka oskan seda piisavalt ja kas sina tunned ära kas või ühe mõtte siit, sa võid mulle siia chati kirjutada jah või ei. ja kommentaarides on ka juba tulnud, et on nii olnud küll tihti ja mul just tekkinud suurem huvi oma teadlikkuse tõstmiseks. väga hästi, siis sa oled täitsa õiges kohas. ja kui need mõtted on sul käinud, siis tänasel webinaril vaatamegi, kas ja kuidas sa siit võiksid edasi minna. ja täna sa ei pea otsustama, et nüüd sa hakkad aiakujundajaks päevapealt. seda sa ei pea absoluutselt otsustama ja see on ülioluline. sest et kui me hakkame mõtlema, et oh, mingi suur asi ja ma pean hakkama aiakujundajaks, siis see paneb inimesed ka ruttu lukku. ehk siis sa ei pea kohe otsustama hakkama, et nii, nüüd ma muudan töökohta, ma teen firma, hakkan järgmisest nädalast klientide aedu kujundama. nii see asi ei käi. aga võib-olla sa tahad lihtsalt enda aia lõpuks läbi mõelda, et sa ei teeks enam juhuslikke valikuid, et väga paljus me saame alustada enda aiast
Või sa tahad aidata näiteks oma lapsel või sõbral või naabril või emal või kellel iganes oma aeda kujundada. Võib-olla nad on küsinud juba sinult abi, aga sa tahad mingisugust kindlust, et seda julgemini teha, et seda kindlamini mingisuguse struktuuri järgi teha. Või siis sa tahad võtta aastas lihtsalt, ma ei tea, kaks-kolm projekti, mida sa siis teed otsast lõpuni ja kasvatad sellega enda oskusi, enda teadmisi, enda seda kogemust. Ja võib-olla tekibki ühel hetkel sellest kunagi siis töö. Ja täna ja eriti just sellel webinaril sa ei pea teadma seda lõpp-punkti, et kuhu sa siis välja jõuad, vaid palju olulisem on küsimus, et kas sa tahad sellest valdkonnast nüüd päriselt rohkem aru saada ja osata rohkem kui praegu. Mhm. Ja Laura kirjutab ka, et on olnud mõtteid, et võiks suuna rohkem aia planeerimise ja kujundamise suunas võtta. Just, et siis ongi see koht, kus edasi minna. Ja lühidalt minu kohta ka, et mina ei ole alustanud ka aiakujundajana, et ühel hommikul ärkasin ja olin valmis aiakujundaja või mis palju arvatakse, et nüüd ma lõpetan ülikooli ära või ma lõpetan mingi kutsekooli ära ja ma olen valmis aiakujundaja. Ma olen seda kuulnud ka teiste inimeste käest päris palju, et kes kooli ära lõpetavad, siis nad mõtlevad, et oh, ma ei oska veel mitte midagi ja minuga tegelikult oli samamoodi, et tegelikult ma lõpetasin kooli ära, ma lõpetasin bakalaureuse maastikuarhitektuuri, ma lõpetasin magistri maastikuarhitektuuri ära ja tunne oli ikka, et oh, et ma ei ole valmis, et ma pean, midagi on nagu sealt väga drastiliselt puudu ja, ja need teadmised ongi nagu, kui ma enda teadmistest räägin, siis need on tekkinud rohkem kui 20-aastase praktilise töö jooksul, selle aja jooksul väga palju minu ema juures ja emaga koos töötades ja Saksamaal töötades, Austrias, Eestis töötades ja selle aja jooksul ma olen nagu kujundanud nii ema käe all kui ka siis iseseisvalt äh, sadu ja sadu aedu, osad on neist rajatud, osad on hooldamisse läinud ja, ja mida rohkem ma olen seda asja teinud, seda selgemaks on ka saanud üks asi, et väga suur osa sellest, mida inimesed nimetavad heaks silmaks või andeks, on tegelikult õpitavad põhimõtted, harjutatav oskus ja seal on teatud struktuur, mida peab endale selgeks tegema, enne kui sa hakkad mingit aeda tegema. Loomulikult on mingi hea maitse ja mingid nagu siuksed tunnetuslikud asjad seal taga, mis seda väga palju toetavad. aga selleks, et see aed hakkaks nagu tervikuna toimima, seal on väga konkreetsed reeglid ja väga konkreetsed süsteemid taga, mida on võimalik õppida. Ja mis minu missioon võib-olla siin selle juures on see, et Eestis olekski rohkem inimesi, kes ei teeks aias lihtsalt nagu ilusaid valikuid või ilusaid taimi ei valiks, vaid oskaks luua siis teadlikult toimivaid aedu, mis näevad head välja, mida on võimalik korras hoida. ja täna ma tahan sulle näidata ka, milline see siis tegelikult välja näeb, et kuidas see teekond siis välja näeb. Ja täna on meil siis veel üks väga tore võimalus, et me ei räägi sellest üksi. Minuga on siin täna kolm inimest, kes on selle teekonna ise läbi teinud, jõudnud oma sertifitseerimisteekonna lõppu, osalenud siis eelmisel aastal aiakujundaja sertifitseerimisprogrammis ja mina võin sulle loomulikult rääkida, et kuidas programm on üles ehitatud, aga palju huvitavam on kuulda inimeselt, kes ise alustas küsimusega, kas ma oskan, kas ma saan hakkama ja need naised täna siis räägivad siin. Ja me kuuleme täna ka seda, et mis oli raske, sest et ma ei tahaks sulle jätta muljet, et see kõik on selline kiire lahendus, et vaata mõned videod ja oledki professionaal, vaid seal on taga ka tööd. Aga enne kui pikemalt siis nende juurde läheme, siis vaatame läbi kolm väga olulist õppetundi, mis aitavad siis aru saada, mida aiakujundajaks kasvamine siis tegelikult tähendab. Esimene õppetund või esimene asi, millest ma tahan siin lahti saada, on see, et mõte, et kui inimene tunneb hästi taimi või ta oskab teha ilusa peena, siis see tähendab seda, et ta automaatselt nagu oskaks aeda kujundada.
See on väga hea algus, aga aiakujundus on palju suurem tervik. Aiakujundaja vaatab ka näiteks seda, et kuidas inimene aiast liigub. Et kui sa selle ühe peenra valmis teed, siis jah, selle ühe me saame paigutada ära ja see võib isegi õigesse kohta minna, aga seal on ka see ümbrusega nii-öelda kooskõla, et kuhu, kuidas, kui suur, mis kujuga see sinna siis tulema peaks või kuhu pilk hakkab minema või mis mõõdus need alad kõik peaks olema, millised taimed kuhu mingitesse kasvutingimustesse sobivad või kui palju hooldust see klient päriselt teha tahab. Näiteks kui klient küsibki, et mis taim siia sobiks, siis professionaal ei hakka alati kohe seda taime nimetama. Minult on nagu väga palju küsitud, et Maria, ütle mulle, mis taim siia sobib või ütle mulle, mis taim siia kohta sobiks või mis siia auku panna. Ma eile käisin just Tallinna tuuril, konsultatsioonituuril, lõpetasin Raplamaal ja seal mitmes aias naised küsisid, et näe, mul on siin auk, mis ma siia panen. Jah, mõnikord saab panna, et näed, siin on mingi õitsemine puudu ja selle ühe augu me saame ära täita. aga kui me tahame terviklikkust ja me tahame seda aeda tervikuna kujundada, siis see ühe või 10 taime nimetamine, see ei anna tegelikult midagi. Ehk siis aiakujundaja peaks küsima kõigepealt sellist asja, et mida me selle kohaga saavutada tahame. kas me tahame vaadet varjata, kas me tahame mingit struktuuri luua, kas me tahame hooldust vähendada, kas me tahame mingit õitsemist saada mingiks ajaks ja, või siis me tahame siduda näiteks kaks aiaosa hoopis kokku ja see vahe on väga-väga oluline. Ja milliseid oskusi siis tegelikult vaja on? Et ma jagan sellise aiakujundaja oskuse 5 suureks osaks. Esimene osa on siis analüüs, et sa ei saa midagi hästi kujundada enne, kui sa saad aru, millega üldse tegemist on. Ehk siis, mis seal olemas on, mis töötab, mis ei tööta. See on nagu alati esimene alguspunkt. Siis teine asi on kujundamine. Kuidas tekib ruum, kuhu tekib ruum, proportsioonid, kuidas tekib tervik sellest kõigest? Kuidas nendest ruumidest tervik tekib? Et kujundamine, noh, see üks pisike osa on sellest, et jah, ma teen ühe peenra, aga kui me tahame tervet aeda, siis kuidas see terve aed hakkab nagu kokku kõlama? Et ei ole üks peenar, üks peenar, üks peenar, vaid need 3 peenart peaksid omavahel hakkama kokku kõlama. Kolmas on taimed, et mitte lihtsalt, et näe, see taim meeldib mulle, vaid kas ta sobib sinna, kas need taimed töötavad koos, kas nad saavad koos hakkama, kas tulemus töötab, kas ta saab ka 3 või 5 aasta pärast või 10 aasta pärast need taimed seal hakkama või kuidas nad 10 aasta pärast välja näevad. Et see on ka väga suur oskus, mida aiakujundaja peab siis kaasa mõtlema, oskama ja oskama siis kliendile seda ka siis selgitada. Ja neljas on siis see planeerimine, et kuidas saada sellest ideest midagi, mida saab päriselt rajada. Kuidas saada nendest mõtetest, nendest taimedest, sellest ruumi loomisest paberile midagi, mille järgi me saame hakata siis päriselt midagi tegema. Pluss siis ka need, et kuidas, mis järjekorras siis pärast tegema peaks hakkama. Ja 5 on inimene, ehk siis see on üks võib-olla kõige alahinnatumaid oskusi. Sa ei saa kujundada endale, sa pead aru saama inimesest, kellele sa seda teed. Ehk siis mida see klient päriselt vajab, mis on tema soovid ja mida sina temale pakkuda saad, et see kliendi suhtluse pool on ka väga-väga oluline osa sellest aia kujundamise oskusest ja praktikast. Ja just nende osade kombinatsioon teebki nagu aiandushuvilisest järk-järgult professionaalsema tegija. Kui sa need osad omavahel suudad kokku panna ja nende pallidega hakata nii-öelda žongleerima, vabalt žongleerima. Ja mis ma hästi palju ka kuulen, on see, et näed, mõnel on lihtsalt silma või temal on lihtsalt silma. Muidugi on erinevatel inimestel erinev tunnetus, erinev kogemus, aga suur osa sellest, mida me näeme sellise hea silmana, on tegelikult harjutatud oskus ja selle taga on, kui sa hakkad neid aedu analüüsima, siis nende taga on mingi teatud struktuur, teatud loogika, teatud korrapära.
et kui sa oled vaadanud aedu, paljusid aedu, analüüsinud neid plaane, saanud tagasisidet nende kohta, proovinud ise lahendusi luua, siis sinu pilk muutub, siis su arusaam sellest, kuidas need aiad on üles ehitatud, miks need on nii üles ehitatud või miks need sellisena toimivad või sellisena ei toimi, sul tekib arusaam, miks see niimoodi on. Üks näide võib-olla siia on hea tuua, et meil oli just ühes grupis keegi pani postituse, et kõrvuti olid taimed, üks oli mõõl, üks oli naistenõges ja ta ütles, et näed, et mingi asi siin nagu häirib, millegipoolest see noh, õitsemised justkui oleks olemas. Faatseni naistenõges õitseb kaua, mõõl õitseb kevade poole ja seal tagapool oli veel mingeid taimi, aga miski asi nagu häirib, midagi nagu ei toimi ja aiakujunduse nii-öelda seal sertifitseerimisprogrammis ja kui süvaõppesse läheme, siis seal me õpime täpselt, miks see siis ei toimi ja aiakujundaja võiks ja peaks tegelikult juba eos vältima neid olukordi, kus tekivad sellised kooslused, mis ei toimi. seda on võimalik vältida, kui me teame, mille järgi me hakkame siis taimi kokku panema ja miks näiteks üks kooslus näeb hea välja ja teine nagu õitsemise poolest sobiks ja õitsemise efektid justkui ka sobiks mingil hetkel, aga mingi tunne tuleb sisse, et ei, see ikkagi ei toimi. siis teine suur lõks on ootamine. Kellel on olnud seda asja, et kui ma selle koolituse veel ära teeksin, kui mul on rohkem taime, ma tean rohkem taimi, kui mul on ilus portfoolio, kui mul on logo, kui mul tuleb julgust rohkem. jah, kellel on midagi nendest olnud? Loomulikult taimede tundmine on aia kujundamisel A ja O ja seda tuleb õppida. seda tuleb, ma ütleks, et täna on see aiakujundajate puhul võib-olla üks suuremaid väljakutseid, mida tuleb teha, mida tuleb süvitsi rohkem teha. aga üks väga ebamugav küsimus on see, et kust see kogemus tuleb, kui sa enne tegemist ootad, et sul oleks see kogemus olemas. Kust see kogemus peaks tulema? see ei tule koolist. see tuleb ainult sellest, kui sa ise hakkad midagi tegema enda aias, klientide aias, kui sa hakkad uurima, järjest tegema. ma ei ütle, et peaks minema kohe nagu homme täiesti ette valmistamata suure kliendi, ma ei tea, 3000 ruutmeetrist aeda kujundama. ma ütlen, et tuleb hakata turvaliselt, juhendatult tegema ja turvaliselt tegemine on ka täitsa sinu enda aias. keegi ei tule sulle seal ütlema, et näed, sul on siin midagi valesti või midagi ei toimi. seal sa saad need kogemused ise kätte, miks miski siis ei toimi. sest et see enesekindlus ei tekigi enne tegevust. enesekindlus tuleb selle tegevuse käigus ja koos selle tegevusega. ja see oskus tekibki selle ringi kaudu, et see ring on võib-olla tänase webinari üks tähtsamaid slaide, et sa õpid midagi, siis sa teed seda. seejärel keegi vaatab ja annab sulle tagasisidet või sa ise vaatad nagu kriitilise pilguga. mina vaatan enda istutusi kogu aeg kriitilise pilguga, ma vaatan, et mida ma olen siin teinud ja mida ma saan teistmoodi teha järgmisel korral. siis sa parandad, siis sa teed uuesti ja siis sa jälle õpid, teed, saad tagasisidet, parandad, uuesti, õpid, teed, tagasisidet, parandad, uuesti ja see ring kestab ja kestab ja kestab. ja just see korduv ring tekitabki lõpuks selle oskuse, tekitab enesekindluse. mitte see, et sa vaatad järjest 50 videot ja siis mõtled, et ahah, ma kõike nüüd tean, vaid sa pead hakkama seda ka rakendama. kui sa ainult seda infot tarbid, tekib vahel hoopis tunne, et sa tead aina vähem, sest iga uue teemaga sa näed, et kui suur tegelikult on. aga kui sa rakendad, hakkavad need teadmised ka omavahel ühenduma, sul tekib selge loogika ka endal, mis asi seal taga siis täpselt on. jah, aga kas mina ikka oskan? kellel on seda olnud? pane mulle chati number 1, kui sul on seda olnud. Need mõtted ei ole mitte midagi erilist. minul endal on neid mõtteid olnud, on ka mõnikord praegu neid mõtteid. kas ma ikka oskan?
ja seda mõtlevad, no ma ei tea, peaaegu kõik alustajad mõtlevad seda, et kes mina olen, miks keegi peaks mulle üldse mingit raha maksma, äkki teised oskavad rohkem. jah, ja siin ongi üks asi, mida ma tahan, et sa mäletaksid, et need küsimused ei kao lihtsalt ootamisega ära. et siin tuleb päris palju ühtesid ja pidevalt mõtlen nii, onju. kui sa ootad 5 aastat, võid 5 aasta pärast endiselt mõelda, et kas ma ikka oskan. jah, võib-olla sa oled selle 5 aastaga enda aias juba midagi teinud, aga mõtled ikka, et kas ma ikka oskan. ja need mõtted hakkavad kaduma siis, kui sul tekib nagu reaalseid kogemusi, millele sa saad toetuda. et näiteks sa saad mõelda, et näed, ma olen selle analüüsi teinud, ma olen selle plaani valmis saanud, see klient on rahul olnud, ma olen temaga koostööd teinud, ma olen saanud tagasisidet, ma olen kliendiga kohtunud. Need on väiksed asjad kohati, aga need on päris suure mõjuga. ja siis tuleb sellele päris enesekindlusele selline päris alus alla. ja siin ma tahangi tuua sisse Annika. ma vaatan, kas Annika on kohal ka meil. nii, ma vaatan kohe, kus mul need osalejad siin on kõik. nii, Annika. meil on siin Annikaid mitu, aga ma proovin Annika leida. nii, vaatame, kas Annika saame ekraanile. tere, Annika. tere, ma vist kadusin ise ära. ahah, nüüd ma leidsin ei, ennast oled üles. olemas. väga tore, Annika, et sa said mahti oma kiire graafikuga siia meile osalema tulla. alustame võib-olla sellest, et kust sina alustasid, et milline oli sinu selline aiandus- ja aiakujunduskogemus, enne kui sa tulid aiakujundaja sertifitseerimisprogrammi? Äh, mina ennem, no kuklas on kogu aeg olnud selline lilledega tegelemine juba vist väiksest peale, ma arvan. aga sertifitseerimisprogrammini ma jõudsin, ütleme, ma enne seda olin 3 aastat tegelenud suvelilledega ja mingis osas ka seal kõrval müünud püsililli. ja püsilillede kogemus, ütleme selle müügi koha pealt, mis võib-olla ka sundis natuke rohkem õppima hakkama, oli see, et nagu võib-olla, nagu sa, Maria, rääkisid ka ennem, et see õige asukoht ja kõik need, et noh, et kui sa midagi pakud inimestele, siis tegelikult see teadmine selle lille kohta võiks ju olemas olla. ja niimoodi siis teistes aedades neid lilli nähes ja neid ilusaid aedu nagu imetledes, siis tegelikult tekkis see soov, et issand, et see on vist minu see teema, et ma tahaks neid osata nagu õieti kokku panna. ja ütle korra ära ka, et sa ju tegelikult enne programmi juba tegelesid nende taimedega, et kus sa tegeled ja mis sul selle nii-öelda aiandi nimi on? Minu aiandi nimi on Saarelill nagu niisugune reklaamiklipp natukene praegu võib tunduda. et jah, et selles mõttes alustasingi, nagu enne ütlesingi, et suvelilledega põhimüük on nagu suvelilled, aga nüüd siis on see aiakujundus sinna juurde tulnud ja võib-olla minu puhul ongi natuke lihtsam. ma tean, et sa, Maria, vaidled natuke vastu. et et mul oli see leht ja kõik see kliendibaas ju tegelikult natuke olemas, on ju, et mul oli selle võrra võib-olla nähtavust nagu parem selle võrra, noh, ops kohe teha, on ju. aga ja, et selles mõttes jah, et ütleme, noh, nii palju, kui sa kogu aeg õpid, siis tegelikult sa saad aru, et kui palju on veel nagu seda teadmatust ka, et tegelen küll sellega, ma näen seda taime väiksest peale ja istutan teda ja kasvatan, aga jah, neid sinna plaanile märkida ja õiged kohad leida, et see on nagu tegelikult noh, vajab nagu teadmisi. mis sind nagu selle programmi juures siis kõige rohkem üllatas? ahaa, selle üle no issand, üllatusi on nii palju tegelikult olnud, et midagi eraldi välja tuua. võib-olla mina enda jaoks nagu ma praegu kõigepealt lisaks võib-olla selle, et mis oli kõige keerulisem selle programmi ja enne üldse, kui sellega nagu liituda, et oli minu jaoks see mullastik ja multsi vajalikkus ja mis multsi kasutada ja võib-olla üllatus oligi nagu läbi selle, kui ma need teadmised juurde tulid, et võib-olla see ei olegi nii keeruline, et kui sa nagu
kui sa tead nagu, millises kohas, mis multsi kasutada ja mis on mullatingimused, et siis noh, võib-olla oligi üllatus see, et tegelikult see ei olegi nii keeruline. Aga Ehk siis eks ma sul ei pean pea, tegelikult edasi õppima. et sul ei pea olema nagu seda rohelist pöialt, et kõik nagu kasvaks ja toimiks, vaid seal on mingisugune loogika taga. kas sa tahad seda? Ja kindlasti ja see oli mul väike error oma peas, et kuidas see nagu selle mullaga klappima saada, et see tundus mulle palju keerulisem, kui ta tegelikult on. Mhm. Aga mida sa praegu täna näed või teed teisiti kui siis enne? Oi-oi, väga palju. see on no natukene juba too mingi mõned sellised diagnoos. väiksed punktid. no kuldlõige on mu lemmiksõna. et ükskõik kuhu aeda ma lähen ja keegi mingit nõu küsib, et noh, mis sa Annika siin teeksid või tu-tu-tu onju, siis ma kohe see 3 ja 5 ja 5 ja 8 ja et see korduste süsteem on nagu selline, mis mulle hästi meeldib ja kuidagi ma näen, et see nii hullust nagu nii toimib, Mhm. et noh, seda nagu teen, noh, kindlasti ennem ma seda ei kasutanud niimoodi Mhm. nagu täna ja Mhm. kogu ala lõikes tegelikult siis nagu, et sul tegelikult see, et sa saad seda kuldlõiget kasutada terve hoovi osas siis, et see Mhm. hakkaks nagu mängima. et see on super. hästi huvitav ja põnev. ja suurepärane, Annika, aitäh sulle selle vastuse eest. me lähme siit natuke edasi ja pärast saad veel võimaluse tulla siia ekraanile. aga mis ma kokkuvõtteks siin Annika jutu peale ütlen, et hästi oluline ongi see, et selle programmi eesmärk ei ole tekitada tunnet, et nüüd ma tean kõike, sest kõike ei ole võimalik teada. me õpime kogu aeg. ausalt öeldes mina ei saa ka öelda, et ma tean kõike. jah, ja pigem tekibki see süsteem, mille järgi sa saad mõelda, mille järgi sa saad edasi areneda ja sul on mingisugune põhi all, et näed, selle põhjal ma olen teinud need kujundusotsused või selle põhjal on tekkinud need aiaruumid või selle põhjal hakkab see asi nagu kokku kõlama. ja see kuldlõige on tõepoolest üks võlusõnadest, mis toimib kunstis, toimib arhitektuuris, toimib aiakujunduses, et see kui sa nagu veel seda ei kasuta, siis see on üks asi, mis annab väga-väga palju juurde. Lähme kolmanda õppetunni juurde ja kolmas õppetund puudutab siis klienti. et üks algaja võibki arvata, et klient ostab tema ilusa joonise, aga tegelikult klient ei vaja seda paberit, ta vajab otsuseid. et see joonis võib ilus olla ja ma näen väga palju, et müüakse ilusaid jooniseid, müüakse 3D visualiseeringuid, kõike seda. aga mida see klient tegelikult vajab? klient vajab otsuseid. kas see vana õunapuu jääb alles või jääb ta istutusala sisse või kuhu see terrass tuleb või kui suur ta tuleb või mis materjalist ta tuleb või mis kujuga ta tuleb või mida teha sellise kole nurgaga, mis sul seal aias on või sellel kliendil on või kuhu istutusalad teha, kui suured, mis kujuga, mis taimed sinna tulevad, mis värvi, millised struktuurid seal on või mis tuleb kõigepealt ära teha ja mida võime teha näiteks 3 aasta pärast. et kui sina aitad inimesel nende otsusteni jõuda, ongi sul see väärtus olemas ja see väärtus on see, mida siis klient otsib ja mida tal on vaja. aiakujundaja töö ei ole lihtsalt joonistada, vaid aiakujundaja töö on aidata inimesel teha neid paremaid otsuseid, et ta jõuaks selle aiani, selle tulemuseni, mis sobib tema krundiga, mis sobib tema tingimustega, mis sobib äh, tema vajadustega ja mis sobib tema ajaraamiga näiteks. aga kust ma tean, mida klient tahab? ja see tekitabki kohe sellise järgmise küsimuse, aga kust ma tean, mida ta siis tegelikult tahab? kas ma pean selle ise välja mõtlema? siinkohal ongi see kliendi töö nagu eraldi oskus, et sa peadki kuulama teda, sa pead küsima temalt konkreetseid küsimusi, et saada teada, et mis võimalused tal on, kuhu ta sellega jõuda tahab ja kas teie omavaheline koostöö võiks üldse toimida. ja sa vaatad ka, et millised näited siis nagu klienti üldse kõnetavad, et te ühes suunas mõtlete, mitte üks mõtleb ühte asja, teine mõtleb täiesti teist asja. ja siis tuleb ka väga oluline osa, et sina pead siis oskama professionaalina analüüsida, et mida see konkreetne aed siis üldse võimaldab.
noh, väga lihtne on see, et klient tahab turbaaeda endale, aga kliendil on pakkuda siis paepealne selline kuiv ja päikseline koht, kuhu tegelikult turbaaed mitte mingi valemiga lihtsalt ei sobitu. isegi kui see klient väga-väga seda tahab, see ei hakka toimima mitte kuidagi. või siis klient ütlebki, et näe, ma tahan sinna seda suurt puud, aga professionaal peab siis küsima, et kas ta sinna mahub, mida ta valgusega see puu hakkab tegema, mis vaadetega juhtub, mis majaga juhtub, mis teiste taimedega juhtub. alguses võib-olla ei juhtugi midagi, aga 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, 30 aasta pärast. viimasel ajal ma olen näinud aedades no päris paljudes aedades selliseid tamme, istikuid, noh, tamm on ise tulnud tõrust hakanud kasvama ja siis inimesed, viimati oli just Tallinnas ühes väikses aias. tamm oli hakanud kasvama üsna krundi piiril ja selle kliendi maja vahel ja teisel pool muidugi järgmine maja. ja siis ma ütlesin, et näete, et siin on teil tamm, jah, kõik olid, klient oli väga uhke selle tamme üle. ma ütlesin, et kas te teate ka seda, et see kasvab 40-meetrise läbimõõduga suureks puuks. ja siis tihtipeale inimesed ei teadvusta seda. ehk siis, mis siis edasi saab nagu? noh, mõni ütleb, et jaa, ma siis lõikan teda ja kõike seda, aga tegelikkuses see lõikamine ei ole see, mis oleks jätkusuutlik. ja hea aiakujundaja ei täida lihtsalt seda tellimust, et klient ütleb, et nii, ma jätan selle tamme alles ja ma teen sellega mis iganes, vaid see hea aiakujundaja peab seda klienti ka siis nagu nõustama. ja ta aitab kindlasti ka kliendil oma soovi siis paremini sõnastada, selle muuta ka realistlikumaks lahenduseks, sest et klient võib tahta mingit asja, tal ei ole õrna aimugi, kuidas see nagu pärast hakkab tööle, kas see üldse töötab või kuidas see hooldus välja näeb. et see on aiakujundaja üks suuri oskusi ja olulisi rolle ka, et mis sellest aiast pärast nagu edasi saab. ja siit me jõuame võib-olla selleni ka, et kuidas leida see esimene klient, et see tundub ka sageli palju suurem asi, kui see tegelikult on või olema peaks. tihtipeale ma näen, et inimesed mõtlevad, et okei, ma olen kooli lõpetanud, nüüd ma pean hakkama klientidega tööle. aga see esimene klient ei pea olema absoluutselt inimene, kes ütleb, et näed, siin on minu 3000 ruutmeetrit, et kujundada siis kogu asi valmis. see esimene töö võib olla täiesti üks istutusala, see võib olla aiaanalüüs, see võib olla taimede valiku kokkupanek, taimede valimise aitamine. see võib olla aia põhikujunduse idee. eile ma käisin neid konsultatsioone tegemas ja ühes aias oligi tühi lõuend ja sellel kliendil oli välja prinditud ka A4-le lihtsalt see alusplaan ja ma võtsin harilikku, ma tegin talle selle põhikujunduse lihtsalt peale ära, et ta näeks, mis suunas tema aed võiks hakata siis nagu kujunema ja siis tal on nüüd on tal mõtteainet, et ahah, kas sellest võiks nagu sinna suunda midagi liikuda või võiks midagi teisiti olla või mis sellega edasi. et kui paberi peale saab juba mingisugune idee, mingi põhikujunduse idee kasvõi, siis sellest me saame hakata seda asja edasi arendama ja edasi töötama sellega. ja tihtipeale tulebki see esimene päris klient lihtsalt mõne tuttava kaudu või soovituse kaudu või kui sa oled enda aias juba midagi teinud ja keegi on sul külas käinud, ütleb, et näe, väga uhke, kas sa saad mind ka aidata, siis sellest võibki saada sinu esimene klient. et esimese projekti mõte ei ole see, et sa tõestad kogu maailmale, et sa oled valmis selliseks suureks aiakujundusfirmaks, vaid esimese projekti mõte või esimeste projektide mõte on saada esimesed päris kogemused ja pärast ühte või seda esimest on juba teine või kolmas või viies projekt väga palju vähem hirmutav. lihtsalt tuleb kuskilt otsast nagu pihta hakata. ja üks küsimus, mida inimesed väga palju küsivad ka, on see, et kas Eestis üldse on nii palju inimesi, et kes aiakujundajat vajavad, kes aiakujundajat nagu endale tellida soovivad. Anne Kolk ütles selle kohta väga tabavalt. Anne osales siis 3 aastat tagasi selles sertifitseerimisprogrammis ja ta ütles, et Eestis on tegelikult palju potentsiaalseid kliente, kes ootavad oma aia kujundamisel abi. jah,
et tuleks keegi, kes aitaks neil seda aeda paremaks kujundada. ja siinkohal ma küsiksin ka täna meie tänastelt osalejatelt otse, et kuidas tundub teile nüüd see programmi lõpus, et kas mõte päris kliendist tundub realistlikum kui alguses? ja ma vajutaksin praegu nii Aime kui ka siis Iivi ja Annika. Annika on juba läinud ka tummaks, aga ma annaksin teile korraks siin sõna. Vaatan, kus te mul siin olete. Nii. Ja Annika, kui sa oled juba olemas, siis sa võid sõna võtta, ma otsin teisi siit pikast nimekirjast. nii, sa ma nüüd Aime. täpselt küsimust Ja ma küsimus kirja ei on pannud. see, et kuidas sulle praegu tundub, tegelikult sinul ei olnud selle kliendi leidmisega nagu üldse probleemi, aga kuidas sulle nagu praegu tundub, et kas see aiakujunduse kliendi leidmine tundub sulle realistlikum kui alguses? Jaa, muidugi enda enesekindlus on ju hästi palju juurde tulnud ju, et ennem seda ju ei olnud. Et tegelikult minu põhjus ka nagu liituda selle programmiga oligi see, et mul oli see tahe olemas, aga Mhm, julgust ei olnud. Et nüüd ma tegelikult julgen ja noh, on hästi lihtne tegelikult, minu jaoks on ta hästi lihtne. ja võib-olla see, et mhm, ma võib-olla olengi niisugune natuke suhtlejaim inimene, et see pool mul ei ole raske. aga, mhm, aga see joonis, mis sa vahepeal siin näitasid, see ringluse süsteem nagu, et kuna ma olen jah, selle aasta jooksul päris palju aedu juba teinud ja nüüd ma jah, saan tagasisidet noh, aasta möödudes, milline see peenar täna on, et mul igapäevaselt mhm, saadetakse, et siis tegelikult seal on nii palju selliseid õppimise kohti, et noh, mida ma nüüd järgmises aias võib-olla natuke väldiks või noh, niimoodi mhm, noh, jah, et õpin, et siis see tagasiside on hästi oluline ja võib-olla noh, uute, ütleme, kes mõtleb seda nagu tegema hakata, siis minu puhul nagu toimis see, et või kuidagi andis selle kindlustunde see, et need esimesed kliendid ikkagi olid sellised, keda ma natukene teadsin, et ma hästi mhm, julgelt ütlesingi, et alustan ja me katsetame koos ja sellepärast nagu ei saa seal tulla nagu seda olukorda, et keegi nagu pahandaks või noh, see usalduse küsimus oli seal vahel hästi suur. ja mhm, kindlasti ma olen ka nõus seda muudatust tegema nende juures praegu, kui see nagu mhm, nii silma kriibiks, on ju, mhm. et seda ma endale nagu selle garantii panin, et ma seda teen, et aga noh, praegu õnneks nii hull ei ole olukord et, jah, et tegelikult on kõik hästi ilusti kasvama läinud ja siis need, noh, see hooldus ka muidugi on oluline, mis see klient pärast sinu istutust teeb seal, on ju. aga see jah, just. tagasiside annab selle aga õppimise. kui sa nüüd tagantjärgi mõtled, kas sulle tundus, et oo, no värisesid alguses nagu päris palju, kui sa neid klienditöid hakkasid võtma ja pärast, kuidas sulle tundub, et ei olegi nii hull, et nüüd ei löödagi mind maha või? Äh, no ma vist ei värisenud, ma nagu selles mõttes ilma teadmisteta ju tegelikult hõikasin selle juba välja, et ma hakkan seda tegema, ise mitte midagi ju ei teadnud veel, mida ma siis lõpuks tegema hakkan või nii onju. et noh, muidugi seal võib-olla oli ikkagi noh, midagi sellist, et mõtted on peas, aga seda kindlustunnet nagu ei olnud, et jah, et see Mhm, võib-olla küll, et aga, aga jah, ma ei saa öelda, et ma nagu kartsin, võib-olla see, et nad olid mhm, natuke minu tuttavad, on ju, noh, võib-olla see, mhm. ma ei tea. aga aga ma nüüd, mõtlen seda, et kui sa said nüüd tagasisidet, kuidas see tagasiside oli sinu jaoks, et ikkagi oled nagu õiges suunas teel, ma tahtsin nii öelda. kindlasti jah, seda selles jah. mõttes on endal nagu see, mis ma nagu aasta tagasi joonistasin, et see tegelikult täna seal looduses nii on, aga ta muidugi on seal aastaga ei ole veel nii suur ja lopsakas, on ju. Mhm, et see, ütleme, see kooslus ja sellised värvide mäng ja selline, see nagu ikkagi toimib. mhm, Jah, et see on nagu jah, on nagu nii, nagu ma selles mõttes olen mõelnud, et ei ole nii ehmatav, et issand, mis ma nüüd mhm. kokku keerasin. noh, see selles mõttes Suurepärane, oli Annika. programmist hästi abi, et me saime ju nii palju infot või nii palju abi nende joonistamiste käigus ju, et see kindlustunne võib-olla tekkis sealt nagu seda joonist esitada. Aitäh sulle. Palun. Nii, Iivi, kas sina saaksid ka jagada, kuidas sinule praegu tundub? kas ma nüüd olen kuuldel või?
sa oled kuuldel, jah, ah, ja nüüd oota, ma okei. panin su kaamera, jah, proovi kaameraga. Nii, kas nüüd nii, olen? ja oled olemas. Jaa. kuidas Nii. sulle tundub? kas mõte päris kliendist tundub sulle nüüd realistlikum kui alguses? Ja muidugi, noh, mina samamoodi, ma olen teinud ikkagi see suvi nagu neli erinevat, ütleme siis nii, et ühe tegin sellise päris nagu noh, terve aia alustades nii, et nagu noh, nagu aed ümber, eks ju, ja ta oli küll väike aed, eks ju, aga oli selline kuidas ma ütlen, selle ridaelamu aed nagu terve, nii et nagu terve kogu aia, nii et terrassi ja istutusalad ja nagu siis nagu see piirdeaed ümber nagu, et see oli selline suurem töö, kuigi see aed ise oli väike nagu, aga noh, tegin nagu kõik selle ja siis kohe lisaks neljal erineval inimesel nagu üksikud peenrad ja samamoodi, et Mhm. ma läksingi ikkagi nagu, et nad olid mu tuttavad ja noh, muidugi ma nagu ka pabistasin, et nagu kuigi mul on nagu tegelikult ju nagu noh, ma aiandusega tegelenud olen päris kaua aastaid, et see Mhm. sertifitseerimisprogramm lihtsalt andis mulle nagu hästi palju nagu neid uusi teadmisi juurde ja sellist enesekindlust juurde aga nagu, et noh, see noh, sa selles mõttes on see noh, et see pole mitte midagi uut võrreldes teiste nagu elualadega, et iga uus on ju tegelikult hirmus nagu ükspuha, kas sa lähed kellegi aeda kujundama või sa hakkad, ma ei tea, lähed esimest korda, võtad kellegi, teed mingi raamatupidamisprojekti, et noh, kõik uus on tegelikult hirmutav, aga kui tulevadki need mõnusad tagasisidet, kus sul saadetakse pilte, et noh, näed, et vaata, et kui lahe on see sinu peenar juba kasvab ja kõik siin on ilus ja umbes nagu lapsed ütlevad, et issand, meil on nüüd nii ubane, et noh, siis tegelikult on nagu hästi hea tunne. jah, ja see nagu kinnitab ka, et tegelikult sa ei ole nagu midagi, noh, võib-olla mingid väiksed asjad on valesti, aga me võime teha selle, ma ei tea, 5 või 20% midagi valesti, aga see suur pilt tegelikult on ja, õiges suunas, on ja, ju. ja. just, suurepärane, aitäh sulle, Iivi. Ja, äh,. Aime, kas sa tahaksid ka paar sõna jagada? ma vaatan, kus ma su leian. nii, Aime, sul peaks hääl olema ka olemas. ja kuidas tere, sulle tundus? tere kõigile. Ja minul olid taimede teadmised ja koolid juba läbitud, palju koolitusi, aiareise ja kõiki. 2009 ma lõpetasin Räpina, siis tegelesin natukene ka nagu tuttavate inimeste aedade peenartega, mitte suuri projekte ei teinud. siis tuli suur paus erinevatel põhjustel, kohustused ja muu. ja Mhm. kui tuli esimene sertifitseerimisprogrammi kuulutus, siis ma mõtlesin, et nüüd on õige aeg, aga ei olnud veel. ja kui nüüd teist aastat sa välja kuulutasid, siis ma juba teadsin kohe, et nüüd on minu uus algus ja ma olen täitsa, noh, kuidas sulle öelda, rõõmus, õnnelik, et ma võtsin selle julguse ja tegin järgmise sammu. ja täna ma olen, ütleme, kolmandaks, neljandaks sammuks juba valmis ja klientide kohta, nagu sa praegu küsisid, võtame selle osa ainult ette. no ma olen nagu põhjalik, ma tegin eile ka igale nagu teema kohta, vaatasin meie aasta konspekti läbi, mida me õppisime ja mida mina just õppisin, et teistele öelda, et vaata, me alustasime kõik ju nagu erinevalt, noh, erineval tasemel või erinevate Mhm. soovidega ka natukene, sest minu soov oli see minu enesekindlus ja julgus müüa ja ma võiks pikalt rääkida, ma arvan, et ma teen Facebooki postituse peale Mhm. seda, mis ja ma võid eile, teha julgelt. ja eile aga panin. paari sõnaga, kas sulle tundub nagu realistlikum kui alguses, et sa võiksid võtta näiteks ühe kliendi juurde endale? Jaa, muidugi. Ja mina arvan, et mida mina nagu teistmoodi vaatan nüüd, kui lühidalt üldse, siis mina ei vaata, et siia teeme nüüd ilusa peenra või nii. Ja mina kõigepealt vaatan, et mida see aed vajab, nagu sa ikka meile rõhutasid, et vaata, mida aed vajab, mida klient ootab ja mida see inimene vajab, mitte mina ei vaja ju seda peenart. Mhm. Ja et see asi oleks terviklahendus ja et miks see on, et ma enam ei ütle, siia võiks teha selle peenra. ma juba tean, et miks ma selle peenra siia teen sellise või selle väike vormi paigutan siia ja ma julgen ka kõvema häälega julgelt öelda kliendile peale seda aastat, et
me õppisime ju palju ka seda reklaami müümist, enese, noh, enda tööle ja ajale hinna määramist nagu oma, nagu noh, seda, mida me Mhm, ennem nagu mina nagu ennem ei teinud, lihtsalt mhm, tegin heategevust või nii umbes. aga mhm, kõik on minu jaoks nagu üheks tervikuks kokku saanud. et mhm. aitäh, ma olen. aitäh sulle, Aime, pärast ma annan teile veel natuke sõna, Aitäh. aga suur-suur tänu sulle. ja see ongi võib-olla oluline vahe, et alguses noh, alustajad näevad esimest klienti kui suurt tundmatut ja suurt tundmatust, et kuidas ma nüüd hakkan nendega üldse tööle. aga kui sa oled selle protsessi läbi teinud, läbi harjutanud, praktiseerinud, siis see ei ole enam selline abstraktne hirm, vaid sa näed reaalselt, et sa hakkad päris inimestega nii-öelda tööle. jah. Võtame selle esimese osa korraks nüüd kokku, et aiakujundajaks ei saa ainult sellepärast, et sa tunned palju taimi. see on väga suur eeldus ja väga hea eeldus. Aga sellest ei piisa. samuti ei saa sa aiakujundajaks sellepärast, et sul on Pinterestis 500 ilusat pilti, kas siis ilusat pilti ise üles laetud või oled salvestanud. ja kindlasti ei saa ainult videote vaatamisega aiakujundajaks. vaja on siis teadmisi, vaja on seda, et sul teadmiste ümber on süsteem ja loomulikult praktika ei saa puududa ja tagasiside ka. kellel sa saad tagasisidet? üks on see, et sa saad kliendilt tagasisidet. teine asi on see, et sa saad kelleltki, kes on juba selle nii-öelda aiakujundaja teekonna läbi käinud või on nii-öelda juba järgmisel tasemel, ehk siis on sinust juba kuskil ülevalpool või nii-öelda edasi sammunud. ja lõpuks on ka vaja siis päris projekte, kus need kõik kokku saavad. kõik need asjad kokku saavad. ja see ongi nagu erinevus info omamise ja oskuse vahel, et me võime infot koguda kokku ja mõelda, et ah, me oskame, aga kui see info ei ole nagu reaalselt läbi tehtud, siis tulebki sealt see suur vahe sisse. nii et nüüd sa tead, et mida on vaja, aga see teadmine ei ole veel oskus. et kui ma annaksin sulle täna kõik oma teadmised sellest aiakujundusest PDF-failina, siis see ei tee sind homme veel aiakujundajaks, kui sa need failid nii-öelda kõik läbi töötaks. et sa peaksid hakkama neid kasutama. ja siit tuleb üks oluline asi, et praktilise töö juures hakkavad alles välja tulema küsimused, mida sa teooriat õppides ei osanudki küsida. jah, kas kellelgi on seda olnud, et sa oled õppinud, sa oled midagi nagu rakendanud, aga sa ei osanudki nagu seda küsida. ja see on ka põhjus, miks näiteks ühe päris plaani koostamine võib õpetada rohkem kui 10 tundi noh, mingit video vaatamist või mingit koolituse vaatamist, et koolituse vaatamisel kõlab kõik loogiliselt, meil jääb kõik meelde ja üles ka ei kirjuta, onju. kui sa üles kirjutad, siis jääb juba rohkem meelde. aga mis see vahe nagu on, et kui sa hakkad reaalselt tegema, ehk siis sa õpid, sa rakendad, sa saad tagasisidet, sa parandad, sa kordad. ja nagu Annika väga hästi ütles ka, et nüüd ta on saanud tagasisidet oma peenarde kohta ja see, ma tean, et see hirm on ka paljudele, et kui ma teen selle töö ära, siis ja midagi valesti läheb, siis see ongi niimoodi, et ma ei saa midagi teha. loomulikult sa saad teha. sina seisad oma saba ja karvadega selle eest, et see plaan, mis sa tegid, see siis toimiks või kui seal midagi läks valesti, siis sa seisad selle eest, et see saab siis parandatud või see saab korda. ehk siis tulevad mingid uued kokkulepped näiteks. ja just sellest protsessist nagu tekibki see professionaalsem mõtlemine. siin muideks näitena üks Annika esimesi projekte Saaremaal, kus siis päris suur aed tuli kujundada. on ju. ja nüüd ongi kaks võimalikku teed, et põhimõtteliselt sa saad siit edasi minna kahel viisil. esimene on see, mida paljud meist ise teevad ka, et me guugeldame, me loeme, me vaatame videoid, me proovime, me parandame. see tee töötab, ma ei ütle, et see ei töötaks, aga küsimus on pigem, et kui palju aega, kui palju ebakindlust, kui palju valesid otsuseid sellel teel tekib. ehk siis, kui sa ise hakkad minema. ja teine võimalus on õppida
kindlas järjekorras, teha päris ülesandeid, lasta kellelgi oma tööd vaadata, praktiseerida, saada seda tagasisidet. ja mõlemad teed viivad edasi. aga võib-olla see juhendatud tee aitab sul palju kiiremini aru saada, et mida sa veel ei näe või kus kohas need pimedad nurgad nii-öelda tekivad. ja nüüd tahangi küsida ähm, jälle osalejatelt, kes olid eelmises grupis, et kes on selle tee just läbi teinud, et kuidas, kuidas see siis nende jaoks läks? ehk siis ma tahaks, et te räägiksite natukene sellest, et kuidas te seda päriselt kogesite ja ma alustaksin võib-olla Iivist. vaatame kohe, kus ma saan Iivi kätte. nii, eks esimene küsimus võib-olla olekski see, et mis oli sinu alguspunkt ja miks sa üldse tulid aiakujundaja sertifitseerimisprogrammi? Alguspunkt oli mul tegelikult ikkagi nagu selline juba ammu aega tagasi, päris alguspunkt, kui ma nagu siis lõpetasin Räpina 2007, siis ma tegelikult töötasin aednikuna ka ja siis oli tükk aega vahet, kui ma ikkagi töötasin ka taimedega, aga mitte aednikuna otseselt. Ja siis, kui ma tahtsin hakata nagu tugevamalt aiandusega tegelema, siis mul oligi just see, et ma nagu arvasin, et noh, et kindlasti on kõik nii palju muutunud ja tulen siis nagu, kuna Reet oli ka mu nagu kursuse juhendaja Räpinas, et siis ma tahtsin kindlasti sama asja nagu jätkata, kuna nagu ikkagi nagu minu meelest Eestis profimaid, kui nagu on Maria ja Reet, ma arvan, et ei leia ja tulingi tegelikult nagu sellepärast, et kuna ma nagu uuesti tahtsin alustada, et enesekindlusest ikkagi oli puudu. Mhm. Kas sa oskad öelda ka seda, et mis sinu teekonna jooksul kõige selline raskem või kõige ebamugavam oli? Raske, et mul ei tule nagu ma mõtlen nagu, mis see raske nagu ei, raskust ma ei oska öelda. Ei, raskust ma ei oska öelda, lihtsalt see oli hästi huvitav, see oli hästi tore, et ka näiteks ma ütlen, et nagu just see ka, et nagu, et et sa see tänapäeva maailm on ju see, et kõiki asju saad sa osta, kõiki saad sa igalt poolt kätte, aga see, et te jagate nagu nii armsalt ja lahkelt kõike, vähe sellest, et oma teadmisi, kõike sellist, kust mida saab, kust nagu kuidas nagu kõik see asi üldse toimima saab, et ei ole nii, et ma lähen ainult Bauhofist ostan asjad ja see ongi nagu kogu see, et kõik see nagu ka see on nagu tegelikult hästi-hästi oluline, et te jagate kõike nagu selle aasta jooksul oma nagu teadmistest ja oskustest kuni, ma ei tea, infoni välja, et see tõesti on nagu väga-väga nagu suur tänu. Aga Et raskust ma ei oska öelda. mis on sinu puhul see üks asi, et mida sa näed teisiti kui enne või sa oskad täna teisiti kui enne seda programmis osalemist? Ei ikka kõiki asju, nagu kõik see, alates sellest, et nagu maailma kõige tähtsam asi on ikkagi nagu vähe sellest, et sa pead taimi tundma, et kõik see mulla, ütleme nii, olulisus ja kõik see, praktikas kõik ise nagu läbi teha, et täpselt see, et sa võid, kui palju tahes pilte võid sa omale omada ja mida iganes teha, aga kui sa ise selle praktikas läbi teed, siis on ikkagi see kõik see nagu et ega päris koolis käies ka me ikkagi sellist ei saanud teha praktikas niimoodi kõike läbi. Et Mhm. kõik see, et see, võib-olla see kõige-kõige suurem selline, mida ma nagu, mida ma ei pidanud nii tähtsaks, on see, ütleme siis nii, et nagu mulla ja kõige selle maapinna, ütleme siis nii, et ettevalmistus ja olulisus. Et see on kõige Mhm. sellisem, mida Mhm. Aga kui sa nüüd mõtled, siis kellele sa seda osalemist soovitaksid? kohe juba, kui sul see mõte pähe tuli, siis järelikult on see õige tee, ükstaspuha, kas sa tahad teha nagu Räpinasse, ma läksin tegelikult sellepärast, et nagu, et mul oli, et ma olin tegelikult linnainimene ja ma sain omale maakodu, et teha oma aed korda ja siis sealt see hakkab nagu täpselt edasi minema, et nagu kuna tegelikult on nagu, see ei ole mitte mingi jutt, et umbes, et nagu, et äkki on aiakujundajaid juba nii palju, tegelikult on inimesed nii hädas oma nende aedadega, sest ega tegelikult nagu, olgem ausad, et see tegelikult see aiakujundaja töö on tegelikult nagu raske töö ja et ega nagu tänapäeval väga paljud inimesed on nagu nõus selle eest nagu maksma ja hästi maksma, et nad ei peaks ise seda tööd tegelikult tegema. Ja Mhm. sinna juurde lähevad kõik need oskused ja teadmised nagu, et neid inimesi tegelikult on nagu väga-väga vaja.
neid Mhm. aiakujundajaid ja kes nagu siis nõu annavad. Et Mhm. kõikidele inimestele, et noh, nagu noh, et ükstaspuha, kas sa tahad nagu endale teha või siis nagu või sellest no, kujuneb välja su töö, et nagu noh, ja absoluutselt igale inimesele, et kui see mõte juba tuli, et nii suured asjad nagu näiteks see programm, et see ei tule su ellu juhuslikult, et kui sa juba leidsid selle lingi ja sa juba oled siin, et noh, tegelikult siis järelikult nagu see pidi sinuni jõudma. Ja noh, mis lisaks kõigele, et endast targemaid inimesi kuulates ei saa mitte kunagi lollimaks jääda. Et nii, et noh, ainult tuld. aitäh sulle, Iivi. jah, aitäh sulle, aitäh Iivi, ja sulle ka. ma hoian sulle pöidlaid kõigi oma projektide elluviimiseks ja õnnestumiseks. Ja aitäh teile ka. Nii, võtame korraks ka siis Aime siia veel pilti. nii, ma vaatan kohe, kus Aime on siin. nii, Aime, sulle küsimus, et mis oli võib-olla sinu jaoks selle teekonna jooksul kõige raskem, et sa sellest alguspunktist juba rääkisid ka, aga mis sul kõige raskem oli? tead, ma mõtlesin ja isegi panin ilusti kirja nagu koolilaps, et midagi nagu meelest ei läheks, sest aeg on ju piiratud. ma arvan, et see oma teadmiste väärtustamine Mhm, ja otsuste eest seismine ja õppida ennast ja oma tööd müüma, et minu aeg ja teadmised on väärtus. Et see on mhm, täpselt nii nagu kõikide teiste erialade puhul. Et miks lähed juuksurisse, sa ei saa seda ilma rahata ju. noh, võta ükstaskõik mis. ja väga hästi mulle meeldis Iivi see viimane intervjuu jupp, kus ta ütleb, et lollimaks minna ei saa, kui sul endal on soov. ja et kui sa ikka leidsid selle lingi, siis alusta julgelt. et mina olen tõesti, ma räägin, emotsionaalne inimene, ma olen nii õnnelik ja me kohtume siis aias, et jälle näha. ja muidugi üks asi, mida ma veel õppisin, millest nüüd ei ole juttu olnud, et see taimede tundmine, taimedel on nimed, eks ole, see on tundmine, ütleme nii, aga tundmine laiemas mõttes, et kuidas see taim käitub aasta jooksul, et ei ta, käid ükskord palusel aias ära, näed ilusat taime, aga see taim ei ole kogu aeg selline, millal ta tärkab ja neid asju me õppisime selle aasta jooksul väga-väga palju, kui tegime neid aiaplaane, et see pool ka, et mitte ainult, et taime nime teadmine veel ei ole nagu kõik, et noh, nii mhm, palju veel, mida ma nagu eile siin nagu mõtlesin, mida ma olen õppinud juurde peale 2 kooli veel ja mhm. õppida tahaks veel ja veel, et ma arvan, et mu teekond jätkub. ja see enesekindlus, Maria, kindlasti aitäh, et sa alati nagu toonitasid mulle, et ole julgem, mäletad, eks ole ju. ja, jah, ma ütlesin sulle ka, et ära mõtle liiga palju üle, et sul on ja tegelikult nagu meeletu pagas, mida tuleb hakata vot kasutama. sa tuleb kasutama hakata jah. ja ma olen leidnud nüüd juba, noh, ise ma veel mõtlesin, et mis nagu on muutunud ja nüüd on vaja mul see asi kõik nagu kokku panna ja leida enda koht iluaianduses. Ma ei ütle tavaliselt nagu lihtsalt aianduses, aiandus minu jaoks on ka noh, köögiviljamaa ja muu ka nagu Mhm, aiandus. et mhm. paljud küsivad haiguste kohta ja muude kohta peale selle, et seda võiks ka nagu uuesti värskendada. ja mul on nüüd tulnud pakkumine aiareisidel olla abigiidina taimede tutvustamisel. see mulle väga Mhm. meeldib, ma saan ise näha ja ka teistele jagada ja see on nii tore, lihtsalt. jah, ja see ongi see, et aia kujundamine tegelikult on väga lai valdkond, me saame sealt taimedest kuni nagu ruumilise teemadeni või mis iganes, nagu sa ütlesid, giiditeenus, et see on nagu hoopis midagi muud, aga mis on kõik sellega seotud, et keegi küsis siin vahel ka, et kas peavad olema taimed selged enne, kui sa kursusele tuled. ei, sul ei pea olema taimed selged, et sellel kursusel me õpime ka taimi, meil on seal koolitused just spetsiifiliselt taimede tundmiseks, meil on ka praktilised koolitused Palusalu aias, kus siis just sertifitseerimisprogrammi raames saavad osalejad tulla ka koha peale taimi õppima. Aime, ütle lühidalt ka võib-olla see, et mis oli sinu jaoks kõige väärtuslikum just selle
praktika poole juures või siis tagasiside juures, sest et meil ju toimusid nii praktikapäevad kui ka siis Zoomi kõned järjepanu, kus siis plaanidele ma andsin tagasisidet ja Reeta andis tagasisidet, et mis sul kõige väärtuslikum võib-olla oli? no need praktilised päevad, no neid tuleb võimalusel kasutada rohkem, kui on see miinimum, sest see, mis on õpikus kirjas, see ei ole päris elu. Et sa lähed sinna, sa näed, kuidas neid asju, üldse need töövõtted, päris elus, töö tegemise järjekord, kiirus, miks sa seda teed, millal sa teed, loogika, kui palju see aega, kui sa oled nagu professionaalne aiakujundaja ja hooldaja, et kui palju see aega kõik võtab, see meeskonnatöö oskus, seal on nii palju, mida ma ka nägin ja kuidas selle kopaga, ma ei olnud iialgi mõelnud, et võtta nii suured abivahendid appi, aga miks mitte, kui aed on suur, just see ajaressurss ja kõik, kasutage võimalust. jah, just. Suur-suur tänu, Aime, sulle. Ma Aitäh! võtan korraks ka Annika veel. Vaatame, kas Annika on veel alles. jah, Annika on alles. ja Annika, sina rääkisid ka juba enda sellest algusloost, aga räägi võib-olla sina natuke seda, et võib-olla sinu puhul ka, et mis oli sinul võib-olla selle teekonna puhul kõige raskem või kõige selline ebamugavam asi? Kas sul oli midagi üldse? ikka oli, et siit kõlas ka juba läbi see taimede tundmise osa, et mina ka ei teadnud tegelikult, noh, need, mis ma siin nagu näpuotsatäie ise proovisin müüa ja pakkuda suvel klientidele, see on nii väike osa sellest, mis tegelikult ju on olemas, et tegelikult ma ei tundnud lilli. Ja noh, ikkagi see muld ja mults, et need omadused nagu selle omaduste määramine ja kindlustunde saamine, et see taim nüüd sobib siia kindlasti ja noh, ütleme selline mulla teema oli ikkagi minu jaoks selline raske. Ja mida sa võib-olla täna näed täiesti teisiti kui enne või oskad hoopis teistmoodi kui enne? Mis sinu puhul nagu oli? Noh, nagu ma enne ütlesin, siis see kuldlõikesüsteem on ju, Mhm. et ma julgen võib-olla, no tegelikult võib-olla see, et ma julgen nagu suuri plaane teha nagu, et Mhm. kui ma tegelikult sertifitseerimisprogrammiga nagu liitusin või otsustasin liituda, siis minu niisugune tagasihoidlik soov oli tegelikult niisugust noh, peenralapikesi teha või muudatusi aidata inimestel teha. Et aga tegelikult sellest kasvas nagu välja just see suure pildi nägemine, et see julgus on hästi palju juurde tulnud ja võib-olla on seda lihtsam, nagu see vahepeal oli see pilt, kus mul oli see Saaremaa hoov, Mhm. äh, et noh, ma ei oleks iialgi nagu julgenud seda otsust vastu võtta, kui ma ei oleks selles sertifitseerimisprogrammis olnud, et see oli täiesti lage väli. Aga täna ma võin isegi öelda, et kui sulle antakse vabad käed kliendi poolt, siis sellist lagedat välja on nagu lust teha, et kui sind usaldatakse ja sa saad nullist teha. Et paralleelina ma praegu teen ühte aeda, kus on vana taluhoov, kus on tegelikult hästi palju taimi ja on soov nagu nende taimedega see uus kujundus siis luua. Et noh, Mhm. midagi kindlasti ka juurde, aga nende olemasolevatega, et see on nagu natuke keerulisem, et seal juba on midagi ja sa pead jääma mingitesse raamidesse, mis seal juba on ja arvestama nagu mingite muude asjadega. Et uut Mhm. lugu on nagu kindlasti kergem. Super. Aga mis sinu puhul võib-olla oli kõige väärtuslikum just selle praktika või tagasiside poole osas? Just seesama info, millest siin ka varem Iivi ja Merle on, Aime on oma Merle nimega seal, et jah, see info osa, et see on nii väärtuslik selles mõttes, nagu Iivi ka hästi välja tõi, et te nii palju nagu jagate seda päris infot nagu, no mis hästi lihtne näide on nagu see, et ma käisin mõni nädal tagasi Reedaga lilli istutamas või istutus seda ala loomas siis.
ja hästi lihtne, ma ju olen neid taimi nii palju istutanud ja ma tean, et kus see vesi käib ja juba olen õppinud, kus see taimeke käib ja tegelikult seal tekkis ka selle praktika käigus nagu nii palju väikseid nüansse, millega nagu arvestada näiteks, kui sa kuival ilmal istutad ja kui sa nagu sellisel, kui klient on hästi hoolas ja et mis kujul sa selle taime siis sinna sellesse mulla auku paned, siis noh, hästi väikseid nüansse tekib ka selle praktika käigus tegelikult, mida võib-olla selle infovahetuse ajal nii palju välja ei tulegi, et kindlasti praktikatel osaleda. Et kui sa arvad, et ma ju oskan seda või noh, see tegelikult ei päde. ja, ja viimane küsimus sulle selle kohta, et kellele seda programmi soovitaksid? Kui sul on juba selles mõttes väike selline nagu soov oma südames, et noh, just seesama, et kui siin juba oled, siis tegelikult mingitel põhjustel on ju, et kui on väike soov olemas midagi siin elus paremaks teha ja ilusamaks teha ja ei karda füüsilist tööd, et siis kindlasti liitu ja osale ja õpi. Et ja minu poolt ka hästi suur kiitus teile, et ma ei kujuta ette, kui mul ei oleks siukseid mentoreid, et kus ma siis oleks. Aitäh sulle, Annika, ja sulle ka palju-palju edu Aitäh teile ka ja edu oma plaanide tulevastele. joonistamisel ja rajamisel ja kõige selle juures. Ja aitäh. Ja väga hästi toobki see välja võib-olla selle, millest me täna rääkinud oleme, et see areng ei tähenda, et ühel hetkel ongi kõik maailma teadmised peas, vaid areng tähendab seda, et sul on süsteem, sul on kogemus ja palju tugevam alus järgmise sammu tegemiseks. Ja sellepärast ma olengi loonud aiakujundaja sertifitseerimisprogrammi. Ja selle programmi mõte ei ole anda nagu hunnik infot, vaid infot on meil täna internet täis. Meil on infot, kui te lähete, ma ei tea, Google'isse või Youtube'i või kuhu iganes, infot on kõik täis. Vaid selle programmi mõte on võtta inimene või see inimene tuleb, tal on kirg, tal on huvi, tal on valmisolek õppida ja viia ta juhendatult läbi selle protsessi, millest me just rääkisime. Et sa õpid, sa teed, sa saad tagasisidet, sa parandad, sa küsid loomulikult vahepeal. Kõik osalejad, kes meil on olnud, on väga tublid küsijad ka olnud ja kuna meil on niisugune väga väike ja personaalne grupp, siis osalejad julgevad ka küsida ja küsida ka selliseid küsimusi, mis tunduvad endale, et mingi mõttetu küsimus. Siis me praktiseerime, teeme päris projekte ja see on selline 15-kuuline arenguteekond just inimesele, kes tahab osata aiakujundust professionaalsemal tasemel. Ja ma tahan selle väga selgelt ka välja öelda, et see ei ole lihtsalt videokursus. Sertifikaati ei saa selle eest, et sa logisid kursusele sisse ja vaatasid videod ära. Selle taga on päriselt tehtud töö ja see nõuab päriselt töö tegemist. Sa teed seal 3 aiakavandit või aiaplaani, mis siis on nii-öelda selle sertifitseerimise aluseks. Sul on 8 praktikapäeva, kus sa käid siis Palusalu aiatiimiga praktikat tegemas. Sa teed kodutöid, sa saad tagasisidet, sa saad küsida, sa tegeled klienditööga ja seetõttu tähendab ka lõpus saadud sertifikaat, et selle nimel on tehtud mingit asju, et keegi ei saa sertifikaati selle eest, et ta on lihtsalt käinud ja vaadanud videosid või üldse ei ole sisse loginud. Ja see sertifitseerimise nagu alus ongi see, et sa ei ole teooriat ainult kuulanud, vaid sa oled protsessi päriselt läbi teinud ja sa oled päriselt klienditöid teinud. Kui sul on praegu hirm, et kuidas ja mis ja kõik, siis selleks meie olemegi sulle toeks kogu tiimiga, nii mina kui Reet kui Falk, et aidata sind sellest teekonnast läbi. Ja vaatame nüüd konkreetselt ka seda, et kuidas see 15 kuud siis töötab või kuidas me seal töötame. Et igal nädalal meil avaneb seal üks uus õppemoodul, aga väga oluline on see, et sa ei jää õppimise juurde, et sa rakendad ka seda praktilise töö kaudu. Iga 2 nädala tagant toimub meil Zoom kõne, kus sa saad siis küsida oma tööle tagasisidet, oma küsimustele vastuseid ja selle Zoom kõne aja me lepime siis grupisiseselt kokku, millal see siis toimuma hakkab.
Ja selle programmi jooksul sa teed 3 päris aiaplaani ja see on hästi oluline, et mitte ühte ideaalset plaani, vaid mitu, sest et just kordamise kaudu hakkab see oskus ka kinnistuma, sa võid täiesti alustada enda aiaplaaniga, sõprade aiaplaaniga, mis iganes, et seal ma aitan sul need plaanid ka siis välja otsida. Ja lisaks on 8 praktikapäeva koos meie tiimiga ja eraldi osa on ka siis kliendi tööl, et kuidas teenust üles ehitada, et selle kohta on eraldi videod, mida pakkuda, kuidas hinnastada, kuidas üldse esimese kliendini jõuda, et selle kohta on meil päris palju õpetusi ka seal programmis olemas. Ja lõpus, kui sul need nii-öelda nõuded on täidetud, saad sa ka siis sertifikaadi, saad siis nii-öelda selle paberi kätte, jah. Ja mida ma ei taha sulle lubada, ma ei taha sulle lubada seda, et 15 kuu pärast sa tead kõike, vaid seda, seda ei tea ka mina näiteks rohkem kui 20 aasta või töö tulemusena. Aga sa oled hoopis teises kohas, sa analüüsid aedu hoopis süsteemsemalt, sa oskad koostada põhikujundust, sa oskad istutusplaani koostada palju julgemini. Loomulikult seal saab ka veel edasi areneda ja ennast arendada, siis taimede valik ei ole enam lihtsalt, et oh, see näeb ilus välja, vaid sul on põhjendus, miks sa selle taimevaliku sellise tegid, miks sa need taimed niimoodi kokku panid. Ja sa oled ka kliendi tööprotsessi päriselt läbi teinud. Sa oskad oma lahendust inimesele selgitada, miks sa tegid nii ja mitte teisiti. Ja üks väga oluline muutus on ka see, et sa saad palju paremini aru, mida sa juba oskad ja mida sul on vaja veel õppida. Just see ongi nagu selline professionaalsuse tunnus, et sa saad sügavamalt aru. Professionaal ei ole absoluutselt see inimene, kes teab kõike, vaid professionaal oskab märgata, ta oskab analüüsida ja teab, kuidas selle vastuseni jõuda. Ja ma tulen ka tagasi sinna, kust me alustasime, et see programmi läbimine ei kohusta sind tegema kohe aiakujundusfirmat. Sa võid selle oskuse võtta ja teha lõpuks enda aia professionaalselt läbi, sa võid enda aia ära kujundada, sa võid sõpru aidata, võid teha aastas mõned projektid, võid minna ka kuhugi nagu aiandusvaldkonda tööle või kui sa avastad, et see ongi midagi, mida sa tahad rohkem teha, võid ehitada sellest endale teenuse, sa võid ehitada enda ettevõtte sellest üles või kui sul on juba ettevõte olemas, siis näiteks teist suunda hakata ehitama üles näiteks aiakujunduse baasil. Programm annab sulle võimalused ja sina otsustad, mida sa nendega siis edasi hakkad tegema. Kellele see programm siis sobib? See programm on sulle võib-olla siis, kui aiandus on sinu jaoks midagi enamat kui lihtsalt, et ma istutan vahel mõne lille. Või kui sa tahad aru saada, et miks mingi lahendus töötab, mitte ainult seda järgi teha, mitte ainult kopeerida midagi. Ja kui sa oled valmis ka päriselt harjutama, päriselt neid asju läbi tegema. Ja kui mõte sellest, et sa oskad kunagi vaadata teise inimese aeda ja siis talle teadlikult lahendusi pakkuda, tundub põnev, siis see võiks olla sinu suund. Ja ma ütlen, et sa ei pea olema juba aiakujundaja, sa pead lihtsalt tahtma selleks õppida, sul peab olema mingisugune kirg selle aia valdkonna osas, taimede osas võib-olla või aia kujundamise osas, mingi kirg peab sul seal olemas olema, mingi säde. Kui seda ei ole, siis see ei sobi. Aga selle kohta tulebki järgmine, et kellele see kursus ei sobi. Näiteks kui sa otsid kiiret lahendust stiilis, et oh, anna mulle 20 valmis retsepti, ma ei taha ise mõelda, siis see ei ole see või ma teen sul plaani ära, nagu mina teen sul plaani ära, siis see ei ole see. Või kui sa ei taha kodutöid teha ja sa ei taha praktiseerida, siis sellest programmist ei tule sulle kasu. Sulle võib-olla natuke midagi tuleb, aga ei tule piisavalt. Või kui sa tahad, et mina teeksin kõik otsused sinu eest, siis ka ei ole see sinu jaoks. Minu eesmärk ei ole seda sinu eest ära teha, vaid minu eesmärk on õpetada sind ise mõtlema, just aiakujundajana mõtlema, et miks sa mingeid otsuseid teed, et sa põhjendaksid neid, oskaksid põhjendada. Ja siin on ka võib-olla väga hea näha, et inimesed tulevad väga erineva alguspunktiga, ma panin mõned siia, et Annika puhul oligi aiakogemust juba
ma ei tea, 15 aastat ja rohkem, aga probleem polnud huvipuuduses ega selles, et ta poleks võib-olla noh, mingeid taimi ta tundis, mingeid taimi ei tundnud, aga puudus võib-olla suurem süsteem, mille järgi tervikuna jõuda või tervikuni jõuda. või Aime tuli suure aiandushuviga, kuid praktilist sellist aia kujundamise kogemust polnud võib-olla nii palju. täna ta on teinud läbi noh, päris plaane, praktikat ja oskab seda protsessi palju süsteemsemalt läbida. Ja Iivi muutus on võib-olla selles, et intuitiivsete valikute kõrvale on tulnud ka oskus neid otsuseid põhjendada. Ja see ongi minu meelest kõige parem tulemus, et sa ei kaota oma tunnetust, sa paned tunnetuse kõrvale sellise teadmised ja süsteemi, et need mõlemad hakkavad nagu kokku käima ja koos töötama. Ja mis siin nüüd kaasa tulevad, siis programmi juurde ma olen pannud ka mõned asjad, mis aitavad just sellel etapil, kus sa hakkad oma oskust rohkem kasutama. Ja näiteks on sul võimalus tulla külalisesinejaks palusulaia jälgijatele, see annab just võimaluse hakata ennast nähtavamaks tegema, et inimesed leiavad sind. Kui meil tuleb sobiv päring, siis me saame ka soovitada meie lõpetajat esimese või järgmise kliendi juurde, et sa saaksid endale ka kliendisoovitusi. Lisaks sa saad 9 näidisplaani koos kommentaaridega, et saada mitte lihtsalt ilusaid näiteid, vaid selleks, et sa saaksid vaadata, kuidas mingi lahendus on üles ehitatud, miks seda on tehtud, et sa saaksid seda loogikat seal taga selgemaks ja õppida. Ja sul on ka ligipääs taimede tundmise koolitusele, sest et aiakujundaja jaoks ei lõpe tegelikult see taimeõpe kunagi ära. Seda tuleb aastatega järjest siis ma ütleks, et süvendada. Siis esimese 4 liituja jaoks ma tahan pakkuda personaalsemat tuge just sellel hetkel, kus programmi kõrvalt sa hakkad mõtlema, et okei, aga kuidas ma nüüd esimese sammu päriselt teen. Ja siinkohal sa saad minult siis Messengeri tuge, et kui sa paned kokku oma esimese teenuse või pakkumise, ma vaatan selle üle, kui sul on koduleht või Facebooki leht, me saame vaadata, kas sealt saab klient aru, mida sa pakud. Ja see ei ole niivõrd noh, veel üks koolitus, vaid pigem starditugi, et sa ei jääks oma esimeste praktiliste sammudega üksi. Ja oluline on ka see, et esimese 4 liituja boonus on eraldi nagu järgmistest boonustest. Siis eriboonus, mille ma siia ka lisasin, mida ma tavaliselt ei paku, on see, et kui sa liitud hiljemalt 17. augustil, siis ma tulen sulle 1 tunniks päriselt aeda. See võib olla sinu enda aed, see võib olla juba sinu kliendi aed, see võib olla sinu vanaema aed, mis iganes. Ja see ei ole selline kohtumine, kus me istume lihtsalt laua taga ja vaatame üksteisele otsa, vaid me vaatame päris olukorda. Sa saad küsida, ma vaatan sinuga koos need probleemkohad üle, me arutame lahendusi. Kui on midagi praktilist, mida tahad näha, ma näitan sulle, kui vaja, löön käed külge. Ja minu mõte selle boonuse taga on väga lihtne, et esimese päris olukorra juures ongi vahel kõige väärtuslikum see, et kui keegi kogenum on korraks su kõrval ja saab nii-öelda toeks olla. Ja olgu siis sinu enda või kliendi aias. Ja see boonus kehtib siis 17. augustini kaasa arvatud. Siis ühekordse makse, kui sa valid ühekordse makse, saad sa lisaks kõigile eelnevatele boonustele pääsu ka novembris Tallinnas toimuvale 3-päevasele praktilisele aia kujundamise koolitusele. See koolitus on tavahinnaga 1497 eurot ja seal 3 päeva jooksul me töötame juba väga intensiivselt sinu enda konkreetse aiaga. Me paneme põhikujunduse paika, me alustame istutusplaanidega ja see boonus on eriti hea siis, kui sulle sobibki õppida mitte ainult kodus ekraani taga, vaid tahad istuda laua taha, võtta oma plaanid ette, päriselt mitu päeva järjest süveneda. Et see on koht, kus me saame olla 3 päeva ühes ruumis teiste aia nii-öelda huvilistega, kes tahavad oma aeda planeerida ja tegeledagi konkreetselt selle plaaniga. Sa saad kohapeal küsida ja saad suunitlusi, mida siis teha või kuhu poole liikuda. Et see on üks väga-väga väärtuslikke kohti ja ma tahan öelda seda ka, et sertifitseerimisprogrammi juures on lisaks veebikoolitustele on päris suur osa
ka praktilisi koolitusi, kuhu on sul võimalus tulla, need ei ole kõik kohustuslikud, aga need on võimalused, kuhu sa saad tulla siis tasuta pääsmega. Kui nüüd kogu programmi vaadata, siis ma ei tahaks, et sa võrdleksid seda ühe veebikursuse hinnaga, vaid see on 15 kuud. Meil on iganädalane õpe, meil on praktilised koolitused, mis sinna sisse tulevad, et sertifitseerimisprogrammi õpilastele on siis selle aasta koolitused, mis jäävad selle programmi ajaraamidesse, selle aasta praktilised koolitused, ühepäevased koolitused on siis tasuta pääsuga. Siis meil on regulaarsed Zoom-kõned, kus ma vastan siis küsimustele, vaatame plaane üle, ühesõnaga seal me räägime ka klienditöödest, kliendisuhtlusest, kõigest hinnastamisest, kõigest sellest, et see on kõik Zoomi kõnede teema. Siis 3 aiaplaani tuleb teha, siis 8 praktikapäeva, mis on nii-öelda selle sertifitseerimise aluseks, siis see sisaldab ka ärimoodulit, kus me õpime, kuidas siis nähtavust saada, kuidas seda hinnastamist teha, kõik see pool. Siis klienditöö moodul on eraldi ja personaalne tagasiside ja kogukond, et nendest gruppidest, sertifitseerimise gruppidest on tulnud välja ka väga toredaid sõpruskondi, sest et inimestel on samad huvid ja me oleme üsna tihedalt ikkagi koos. Ja selle kursusega või selle programmiga me alustame siis 1. oktoobril ja selle 15 kuu mõte on see, et sul oleks piisavalt aega õppida, et sul oleks ka aega rakendada, eksida, seda kõike parandada, uuesti teha, ehk siis seda ringi läbi teha. Sest et see päris oskus, ütleme ausalt, ei teki ühe nädalavahetusega või ühe 3-päevase koolitusega või ma ei tea, Unistuste Aia klubis olemisega, vaid see tekib pikema aja jooksul ja teatud intensiivsuse juures. Ja nüüd räägime ka sellest hinnast, et praegu sa saad selle grupiga liituda hinnaga 3997 eurot ühekordse maksena või siis 15 korda 319 makseplaaniga. Ja see hind sisaldab ka käibemaksu, ehk siis kui sa tahad ettevõttele arvet, siis anna sellest meile kindlasti teada. Ja ma ütlen ka väga konkreetselt selle välja, et see on viimane kord, kui sellesse programmi saab tulla selle hinnaga, et järgmisel korral, kui ma webinari teen või selle grupi välja panen, siis see hind ei ole enam seesama. Sest et igal pool kõik hinnad tõusevad ja kulud tõusevad. Vot seega, et kui sa tead juba, et see on midagi, millest sa tahad kinni haarata või mida sa oled tahtnud teha, siis hinnaliselt on just see grupp praegusel hetkel kõige soodsam võimalus, kus sa saaksid siis tulla osalema. Ja mida ma tahan, et sa praegu võib-olla ei mõtleks korraks sellele programmile, vaid mõtle lihtsalt iseendale, et kus sa praegu oled. Võib-olla sa mõtled, et kas ma oskan piisavalt või kas ma julgeksin kellelegi midagi pakkuda, et äkki kunagi ma midagi teen. Ja kui sa mõtled nüüd 15 kuud edasi, siis mis kuu meil on? Kui oktoobris alustame, siis on ilmselt järgmise aasta lõpp umbes või uus algus. Et sul on läbi tehtud 3 päris plaani, sul on praktikat tehtud, sul on klienditöö kogemus, sul on süsteemsemad teadmised, sul on sertifikaat, aga mis kõige olulisem siinjuures on see, et sul on 15 kuu võrra rohkem päris tegemist selja taga. Et küsimus ei ole ainult selles, et mis sa 15 kuu pärast tead, vaid küsimus on, milliseks tegijaks sa selle aja jooksul kasvad või millised kogemused ja millise pagasi sa oled selle aja jooksul endale kogunud. Miks võib-olla otsustada praegu, et kui sa mõtled, et miks ma peaksin praegu tulema, mitte poole aasta pärast, siis ma panin sulle mõned põhjused siia. Esiteks hinna pool, et järgmine grupp on kindlasti kõrgema hinnaga. Siis teiseks see, et meil on grupis maksimaalselt 10 kohta. See grupp jääb selline väike, ta ei ole suur grupp, et me saaksime päriselt siis sulle tagasisidet anda, praktiliselt juhendada, et me saaksime sulle nii-öelda toeks olla.
ja kolmandaks, üks väga hea boonus, mis praegu juures on see, et kui sa liitud hiljemalt 17. augustil, sa saad personaalse aiakülastuse ehk siis selle tunni minuga sinu enda aias või kliendi aias. nii et noh, sa ei pea täna otsustama, aga kui sa juba tead, et see tee sind tõmbab, siis praegu on võib-olla kõige parem hetk liituda selle grupiga, selle uue grupiga ja oktoobrist alustada siis seda õpet. sa võid koolitusi hakata juba praegu läbima, aga oktoobrist me alustame siis kõnedega. ja mul on kõigile muideks siin ka kingitus, olenemata sellest, kas sa tuled programmi või ei tule. ma tegin juhendi, kuidas alustada aiakujundajana, et see aitab sul tänasest webinarist saadud mõtted võib-olla kokku võtta ja esimeste sammude peale mõelda. selle sa saad endale alla laadida siis aadressilt www.palusaluaiad.ee/aiakujundaja ja ma soovitan selle endale sul kohe avada või selle lingi üles märkida. ja kui sa ka noh, nagu tänase programmiga ei liitu, siis tee vähemalt üks asi ära, et ära jäta seda mõtet jälle lihtsalt sinna sahtlisse, kus sul on need kunagi asjad, et ma kunagi teen. võta see juhend, pane paika üks päris järgmine samm ja tee see samm siis päriselt ära. ja kui sul on küsimusi, pane julgelt ka siia chati küsimusi. ja kui sa tunned, et see programm on sinu järgmine samm, siis liitumine on lihtne. vali sobiv makseviis, kas sa tahad ühekordse maksena või sa tahad makseplaaniga, siis kirjuta mulle kiri palusaluaiad@gmail.com ja kirjuta lihtsalt, et sa soovid liituda aiakujundaja sertifitseerimisprogrammiga ja sa ei pea mingit pikka kirja hakkama kirjutama või põhjendama. kui sul on mingeid küsimusi, võid ka kirjutada ja ma saadan sulle siis vastu makseinfo, järgmised sammud ja grupis on siis maksimaalselt 10 kohta. liitumine on lahti nüüd 24. augustini. aga ma tuletan meelde, et see personaalse aiakülastaja boonus kehtib siis 17. augustini. et ma kordan selle üle, et see on viimane kord, kus ma saan seda sellise hinnaga pakkuda. ja kui sa oled võib-olla mõelnud tänase webinari jooksul, et see kõlab täpselt nagu see järgmine samm, mida sa tahaksid edasi teha või mida sa oled otsinud, siis noh, ei tasu võib-olla oodata, et senini ma tulen siis, kui ma olen valmis, vaid võib-olla sa oledki juba valmis. et sa ei pea enne programmi olema noh, mingi valmis, et sa oled, ma ei tea, 3 erialaharidust omandanud ja siis alles hakkad tulema. kui sul on küsimusi, siis anna julgelt teada siia chati, ma vaatan chati ka üle. nii, pane julgelt siia chati oma küsimused, siis ma vaatan kohe need üle. kas aiakujundajaks sobiks ka inimene, kes ei ole näpud mullas tüüpi? see on väga hea küsimus. kui sa ei ole näpud mullas tüüpi, siis minu arvates jääb puudu väga palju sellest taime poolest. ehk siis teatud näpud mullas tüüp peab seal taga olema. sa võid olla aiakujundaja, kui sa ei ole näpud mullas tüüpi, aga kui sul taimedega nagu see taime pool jääb nõrgaks, siis sa võid kujundust teha ja sa võid kogu seda asja õppida, aga see tulemus ei ole ikkagi päris see. nii, tahakski oma aeda paremaks, kuna tunnen, et osad peenrad ei ole õiges kohas ja õige kujuga, just, et seda aeda paremaks kujundamist, seda me teeme ka põhjalikumalt selles programmis. nii, ma vaatan kohe, mis sul küsimusi oli veel. aga kas miskit on valesti või mitte, on näha alles paari aasta pärast, kui taimed on suureks kasvanud. just, et seda näiteks puude ja põõsaste puhul sa saad sellest alles aru 5 või 10 aasta pärast, et miski on valesti. aga püsikute puhul näeb seda juba paari aasta jooksul, et kui midagi on valesti.
nii, aia kujundamine ja peenarate kujundamine on väga põnev, iga taim vajab omale sobivat pinnast, aga ma ei tunne taimi. Kas enne peaks taimed ja nende omadused ja vajadused selgeks õppima ja siis pöörduma aiakujunduse poole? Teisisõnu, kas inimesel, kellel teadmised taimedest puuduvad, on sinna kursusele asja? Jah, ma ütleks, et see kursus aitab sul väga palju ka taimede tundmisi süvendada, taimi üldse tundma õppida. Ja kuna me ei tee seal ainult taimede tundmist, me teeme ka seal nagu aia üldplaani koostamist ja seda põhiplaani koostamise oskust õpime, siis see taimede tundmine, see peaks sul nagu aastatega olema asi, mida sa peaksid juurde õppima. Aitäh, mõistsin palju paremini, mis mul on puudu aiakujundusteenuse pakkumise osas, selge süsteem ja aia terviku nägemine, teadmisi nagu on, aga see pole piisav. Mhm. Kui on soov õppida, siis selle aasta jooksul on võimalik väga palju targemaks saada, alati on tugi olemas, lisaks ka palju koolitusmaterjali. Meeldis see päris töö tegemine, kujundamine kui ka praktiline töö aias, on võimalus osaleda koolitustel. Mul on hetkel pooleli kujundamise 6-kuuline kursus, kas selle sertifitseerimiskursusega liitumine kordab mingit teemat või hetkel veel vara sellega liituda? Kui sa oled 6-kuulisel kursusel, siis üks sertifitseerimise osa on 6-kuuline kursus, ehk siis me saaksime su tõsta soodsama hinnaga üle sertifitseerimisele, et me võime sinuga, sa võid meile kirjutada ja me saame rääkida edasi, et mis võimalus selleks oleks. Seda tööd vist ei saa teha, kui pole autojuhilube. Saad ikka, kui sa näiteks elad, ma ei tea, kuskil Tallinnas ja Lavidaga oled valmis sõitma ühistranspordiga, siis saab teha. Aga mis on nagu, sa ei pea seda tegema ka labidatööna, ehk siis mida see tähendab, sa võid ka leida kellegi enda kampa, kes siis labidatööd teeb, sa ei pea rajamist ilmtingimata tegema, aga see rajamise pool on oluline selles mõttes, et sa oled ise mingid etapid läbi teinud, et sa tead, mis sa üldse planeerid või miks see asi toimib nii või naa. Ehk siis ilma autota on see keeruline ja keerulisem, aga ei ole võimatu. Kui sul on enda laed olemas ja saad mingeid asju katsetada, siis väga palju me saame teha ka veebi vahendusel. Aga muidugi on lihtsam, kui sa kliendi aeda saad minna iseseisva transpordiga, sest tihtipeale need aiad ei asu kuskil noh, avaliku transpordivõrgu lähedal näiteks. Et see piirab kindlasti väga palju, kui sul autot ja juhilube ei ole. Ehk siis võib-olla ongi järgmine samm, et teha need juhiload ja sealt edasi hakata mõtlema. Mulle meeldib kujundada ja istutada, tunnetan visuaalselt ja tunnen, et ikkagi kokku ei saa tervikut. Aitäh, sain vastuse, et süsteemsus ja kindlad olulised teadmised on need, mis aitavad luua terviku. Just, et kui sul see kujunduse vaist on olemas ja sul on nagu, sulle meeldib seda teha, siis see on väga-väga hea eeldus, aga sealt tagant ongi puudu nagu see struktuur, see justkui karkass, mille peale sa hakkad seda tunnetuslikku asja siis ka looma. Vot, aga mina tänan omalt poolt, ma tänan kõiki osalejaid ja ma tänan meie toredaid külalisi, sertifitseerimisprogrammi liikmeid, kes siis nüüd sel aastal augustikuus saavad oma tunnistused kätte avatud aia päeval, kui toimub ka Paul Neitsovi kontsert. Ja kusjuures ka kõigile sertifitseerimisliikmetele, ka uutele, on siis see kontserdipäev täiesti tasuta pääsmega ja avatud aia päevad tasuta pääsmega, nii et kui sa oled tulemas, siis kohtume ka avatud aias. Suur tänu kõigile ja kohtume jälle siis järgmisel ajal järgmises kohas ja kui sa oled mõelnud, et võiksid edasi minna, siis sertifitseerimise programmi uksed on sulle avatud ja kohtume seal. Ilusat päeva kõigile!